Mina elan selle koha peal ja mul elavad läinud naabrid 2 tükki elavad selle koha peal, selle koha peal. Mis te nagu kujutad ette, mis nende elus saab, kui nendel kilomeetri kaugusel on 25 tuulikut? Me juhtisime eelmine kord. Kuidamoodi selline elu esiteks võimalik on ja mis nende elab? Sa paneksid oma lapsed sinna elama. Neid on müüdis elamist, ta müüdis elamist. See sama arendaja toob sulle perekonnas nii Sama arendaja kusina. Aus vastus. Sa võid öelda praegu oma ausa subjektiivse vastuse, mis sa tooksid oma pere sinna elama. Kilomeetri kaugusele nendest tuulikutest. Odavalt saaksid. Veel odavamaks läheb oodad natuke aega veel. Kas see tänase hakkab juba looma atraktiivselt? Ei ole see atraktiivselt. Kas tänase koosoleku küsimus on siis see, et kas maksimum 9 tuulikut või maksimum 26 tuulikut? Ma saan aru, et kui küsimus on selles, et kas vastutus uuringuid edasi teha? Ei, kas me vaatleme ka neid alasid või me läheme ainult selle punase alasid? Kui uusi alasid ei ole otsustatud mitte midagi. Kui uusi alasid mitte vaadelda, siis võib kõige halvemal juhul tulla 9 tuulikut. Kui vaadelda uusi alasid, siis võib halvemal juhul tulla 25 tuulikut. Kõige halvem visioon on see, et kõik see ala ja nagu ma ütlesin, et ole, võib-olla on mõistlik siin 500 ja 300 ka 100 peale veel ja et see koosolek teie mõttes saadasime, ütleme, arendaja huvi nii edasi. Ei ole arendaja huvi. Ütleme, kokkuvõne hulgas oleks pidanud ka istuma üks ekspert, täiesti, mis ei ole sõltumatu ekspert, kes oleks teiega siin väidenud. Nüüd siin on iga üks natuke proovib, on ju. Ma ei tea, see just või ei ole päris võrdväärne minu jaoks see küll. Aga keegi ei keela teil sõltumatut eksperti võtta. Teie korraldada. Mina korraldan, mind on vallatud valla poolt, eks ole, korraldama selle keskkonnamõju strateegilist hindamist. Vastavalt seadusele. Kuidas see võrdne on? Ma ei leia, et siin väga ebavõrdsust on ja ma ei saa ka olla väga ebavõrdsust. Siin oleks pead istuma erapooletu aga palun võtke endale. Selle koosolek oli mingi eesmärk, millist vastust see koosolek meid teeb? Kelle huvi? Vald soovib teada, kas me vaatleme neid alasid või välistame täiesti 100%. Välistame. 3 inimest on välistanud. Ja suu tuleb säilitada. Ja välistame. Täielikult välistame. Ma küsin korra, et kas see küsimus oli ikka selline või küsimus oli selline, et need, tegelikult volikogus jäi see asi läbi, et nendel aladel nüüd kuulata, luurata nii-öeldes, kus linnud lendavad, on ju. Ja mõte oli selles, et nii või naa, kui teemaplaneering isegi algatatakse, siis arendaja ütles, et ta on sellega arvestanud, et võib-olla mõne aja pärast ütleb vald ei. Ja siis arendaja ei hakka mitte midagi rääkima, et aga te andsite meile lootust. Juriidiliselt oled sa seotud. No vaat siin tekibki, et nagu me volikogus ütlesime, kas ei ole mõistlik see, et mitte veel siduda niimoodi, et tekiks arendajal võimalus, et äkki kui maaomanikud ütlevad, et nendel aladel, et tulge vaadelge ära, kui asi on okei, sest sealt ju hakkavad veel need naabrid ju mängu tulema. Tead, mis naabri makstakse ka arendaja poole kinni ja naabrid väga makka. See on praktika. See on valdus. Nagu see artikkel tähendab seal ju. Oli see sama, kui läheb maa peale pandi, oli nõus ja kõrval, kes tõstsid häält, maksti ka kinni ja nad ei väga makka. No vot ei tea, või vaat see on see mingine praktika, võib-olla nüüd oleks juba targemad äkki, no ma ei tea. Aga mul tundub, et praegu sõna võtavad need, kes jäid sellest pirukast ilma. Täpselt. Mis mõttes pirukast ilma? No sellest mõttes, sõna võtavad pigem need, mis on ühe peruku kasta pead saanud juba. Need on nüüd kõik kibestunud ja vastu selle pärast või? Ainult selle ei, ma küsin uuesti, et kuna minul ei ole seda maad ja veel inimestel ei ole seda rahas maad, siis me oleme vastu ainult selle pärast, et teist ei saa raha selle eest. See on teie arvamus, mis on hirmus. Ei, ma ütlesin, et mul jääb mulje, et võetakse sõna. Ei, ma räägin, mis on vaadatud praktika. Kus on omanikud, et jah, ma olen nõus.
kõrvalt oldi vastu, senikaua neile arendaja maksis, siis on nemad ka enam vastu. See on praktika, see on tänaseks päevaks praktika. no jah, mis ma nüüd öelda saan aru. Lihtsalt peab ütlema, seda on tänase päeva praktika. Ehk et siin ei ole midagi tegevust sellega, et meil ei ole seda maad või kõik taandub lõpuks selle raha nii arendamine kui ka vastuolek. Ja keskkonnamõju, ma olen keskkonnamõju hindamises olnud juba 95. aastast. Ja see teab täpselt, mis mõttes hinnatakse, kui on vaja hinnata. Mind õpetati niimoodi, et kui sa tahad esitada küsimustiku ja sa tahad kindlat vastust, siis koosta küsimused õigesti. Lõpuks tuleb see vastus üles. On ka selliselt manipuleeritud. Jah, ja nii tehaksegi. No selles suhtes arendajale nagu mõistlik, et pole mõtet ju neid sohu pista, tal on see kalli kalliks, sellepärast nii või naa, aga kui inimesed pole rahul nende alternatiividega, siis nii ongi, et ei olegi rahul. Selles suhtes, aga need peavad olema ikkagi, nagu öeldi, et see ei saa olla nii, et näiteks kui ala on see, ja ei ole rahul näiteks inimene Sindist, toon näite. Et see ei ole nagu normaalne, aga see linnulennult, ütleme nii, kui siin keskuses praegu olla, siis ma arvan, et tuulikud päris hästi nähtavad, et ma ei tea, kuidas helis seal ma proovin neutraalne olla, ma ei saa olla kaalusatud. Vaata, asi on selles, minu meelest sellele küsimusele lähenetakse hoopis valest otsast. Meil on praegu nüüd arendaja nagu mingi püha jumal ja meie peame ennast tegema siin kas või kõveraks, et leida siis arendajale ikkagi see koht, kus tema saab oma projekti teha. Ja siis ta räägib meile mingit häma, mingist uuest, las ma räägin lõpuni, siis räägite teie. Ja siis räägitakse mingist absurdsest 6%, kuhu siis kõik peavad viimasel veeringutel sisse viima ja pärast inflatsiooni ja saavad 6 senti aastas tagasi. Nii. Siis minu meelest asja tuleb hoopis teistmoodi teha, see, et surutakse vallale peale see mingi tuuleenergeetika, need asjad, see on... See, et surutakse peale, ma arvan, see on niikuinii, see surutakse meil kuskilt peale. Aga nüüd on niimoodi, initsiatiiv peab olema valla enda käes, mitte nii, et on ainult valla volikogu või juhatus või keegi kuskil midagi ajab. Palun väga, teeme töögrupi, moodustame töögrupi, kõik, kes leiavad, et teemad jagavad või tahavad oma asju, oma teadmisi või oskusi või tutvusi või ükskõik mida rakendada, et kõik saaksid sealt osa võtta ja siis otsitakse neutraalselt, mitte mingisuguse kinnimakstud keskkonnamõjude eksperdi ja mitte nüüd konkreetsele arendajale, vaid otsitakse välja need potentsiaalsed alad, kus kõigile, mis kõigile siis sobib, kus kõik on nõus, nii, ja siis töötatakse välja lähteülesanne, nii öeldakse, et meie oleme nõus, et sinna võib näiteks tulla 10, 90, seal seda 9 meetri kõrgused, seal näiteks ütleme 1,5 megavatti või niimoodi on see lähteülesanne ja siis me jagame seda lähteülesannet erinevate arendajate vahel ja vaatame, kes pakub vallale kõige soodsamad tingimused selle projekti realiseerimiseks. Aga kuidas praegu, nagu kui ma seda püüdsin seal eelmisel koosolekul mainida, siis vallavanem nagu üldse nagu, kes peaks tegelikult seisma selle valla huvide eest ja kogukonna sissetulekute eest, siis see nagu üldse ei huvitanud. Kust on see kirjas, et meil just see arendaja peab nüüd neid projekte siin teha saama? Jälle ma toonitan, et te saate valesti aru, mis keskkonnamajast on tegemine, mis on teemaplaneering. Mis asi on teemaplaneering? Vallas on niimoodi, istub 2 ärimest, Sabin, Varglas, Lohakas, Armansiin ja nende huvid ongi kõik esindatud, nad esindavadki enda huve. Ja see on niimoodi 20 aastat Eesti Vabariigal käib. Kuulen esimest korda neid inimesi. Kuulen esimest korda. Ärihuvid just kuulsid, just praegu kuulsid sulle ärihuvid. Mis ärihuvid mul on? Ärihuvid räägime. Peab taluma kriitika, selline ametis peab taluma kriitika. Mul ei ole esimene maad, mis ärihuvid on? Kas ma tohin küsida ühe küsimuse, kas keegi on siin konkreetselt, kes selle mõjualast jääb? Siia ligidale? Meie jääb. Kas oleks võimalik pärast korra kokku saada rääkida rahulikult? See on siis siin. Rääkida rahulikult nende teemade
kes asjasse puutuvad. No sa ei saa mulle selgeks rääkida, et ma tahan oma õue kõrvale 25 tuulikut, see on mulle kasulik. Ma olen 5-6 kilomeetrit eemal, ma olen ka mõjualas. 5-6 kilomeetrit on ka mõjualas. Kus see mõjuala on või kus see piir on? Sellega me praegu hakkame määratlema mõjuala, kui kaugele mõjud ulatuvad ja siis me saame rääkida ka nendest inimestest, kes sinna mõjualasse jäävad või mõjuala lähedale, siis saab hakata... See on järgmiste koosolekute jutt? See on järgmiste koosolekute. Praegu me lihtsalt räägime, eks ole, niisugustest uurime, vaatleme. Ma ütlen teile ausalt ära, et linnustik inimesed on siit igalt poolt. Ärge nüüd seda, et küll korraga rääkige, siis ei kuule keegi midagi, et ma tulen nii nagu Varglaski, tulen jälle sinna alguse juurde tagasi, et täna on volikogu selle portsu otsas, et ta peab otsustama vastavalt arendaja pöördumisele, kas lisada olemasolevasse teemaplaneeringusse täiendavaid uuritavaid alasid. See on see, mille osas seda meelsust täna volikogul vaja on, langetamaks otsust, mida ta peab tegema. Otsus tuleb langetada, et kas soo asemele näiteks see heinamaalis. No mitte asemele, pigem me räägime lisamisest. Kas pigem neid uurida, neid kõrval? Täiendavad uuritavaid alasid, eks ole, nagu nad siin märgitud on. Sest algne volikogu otsus sisaldab ainult neid siniseid alasid. See ala. Ja nüüd arendaja on pöördunud volikogu poole, lisada sinna siis keskkonnamõjude strateegilise hindamise juurde nii-öelda siis alternatiivseid alasid. Et kas seda uurida või mitte? Jah, et kas neid siis võiks uurida või ei võiks uurida. Aga miks me oleme ühes arendajas kinni? Praegu oli teema teine teema. See on jälle teine teema. Me rääkisime seda Varglas ka, eks ole, et igal Eesti Vabariigi kodanikul ja ettevõttel on õigus pöörduda omavalitsusse planeeringu algatamiseks. Et konkreetne firma on seda teinud ja volikogu on selle algatanud. See on lihtne seadusest tulenev skeem. Siin ei ole mitte mingisugust... Kas meie planeering näeb ette praegu tuuleparki Vargla valda? See teemaplaneering ongi üldplaneeringu osa. Nii, aga siis me ei saa hakata, Vargla vald ei saa hakata parandama üldplaneeringut ainult ühe arendaja soovide järgi. Aga siin me selles oleme. No, aga seda ma tahtkiilangi öelda. Aga palun esitage enda palun kirjalikud seisukohad. Palun kirjalikud seisukohad kädi.vargla.ee. See on üks asi, teine asi on see, et igasugused teemaplaneeringud ja muud planeeringud muudavadki teisi planeeringuid, eks ole. See on nagu selline teatud kindel seadus, mis tulenev regulatsioon. Aga vaadake, üldplaneering on ka asi, millel on väga pikaajaline, mis peaks olema, tuleb järgmine ärimees ja hakkame jälle muutma üldplaneeringut. Me peaksime ikkagi juhtma sellesse, et oma kogukonna siseselt välja vaidlema, välja arutama, kus siis on tegelikult need puhkealad, kus on need puhketsoonid, kus me ei arenda industriaaltööstust, eks ole, ja millised kohad on siis need alad, kus siis võimalik, et on niisugune tegevus lubatud. Ja siis tuleb teha need tingimused selgeks rohkematele arendajatele ja võtta see, kes pakub vallale kõige paremaid tingimusi. Seda Aavitsa tõde ei ole vaja mulle rääkida, ma tean, kuidas planeeringuprotsess väga hästi käib, aga antud juhul on tegemist maakonnas teemaplaneeringuga, eks ole, mis on ülene ja sellest tulenevalt, eks ole, on lähtunud ka algselt arendaja, võtnud need alad ja teinud ettepaneku volikogule. Volikogu on selle vastu võtnud.
et selles ei ole mitte mingisugust vandenõu või midagi seaduse vastast, et selles mõttes on see loogiline seadusest tulenev üldplaneering, valla üldplaneering, eks ole, ja selle uuendamine, see on hoopis omaette teema. Ja see teema planeering konkreetselt loomulikult saab olema üheks osaks sellest üldplaneeringust. Ma olen sunnitud vastama nendele nii, lubage mul ka vahepeal, ma olen sunnitud alusetutele süüdistustele vastama avalikult, olen Lobjaks Raimond Rosari Heila juhataja, kes tegeleb metsamajandusega, vastan. AS Vargla Puhkekülaga, Heino Sabriiniga igasugune ärihuvi puudub, ma ei ole selle osanik. Ei ole mul Paatsalus või Tambal maid, mis läks tulikute alla, ei ole Varglas ja ei ole ka siin kõles oleval territooriumil. Ma olen volikogu liige. Mismoodi saan ma variisik olla? Ma ei ole variisik. Nii et ärge loopige süüdistusi. Ma võin selle pööratada kohtukeisiks teie vastu. Siis te peate tõestama. Olge ettevaatlikud igaste loosungitega. Ja siin proua ka samamoodi. Ta vist mind ilmselt ei tulnud, sellepärast tegi suu lahti. Nii. Mina olen volikogus. Ei ole. Mina olen volikogu liige. Kolmandik volikogust on siin. Ja praegu on selge arvamus, et maakonna teemaplaneeringust väljapoole minna ei tohi, see on selge sõnum tänasest tulnud. Saan ma nii aru. Sai Sivar ka niimoodi aru. Selleks me ju tegime ettepanekut saada teie arvamust. Meie ei olnud võimelised, seekord eelmine volikogu ju otsustab, meil on volikogu esimees ka siin. Et selleks me pöördusime rahva poole, et saada teie arvamust. Me ei ole mõelnud mitte midagi ju selja taha teha. Mina ei olnud... Üks küsimus. Jah. Siin on igasust rahvast. Ühed on Virust, teised Jaanist, kolmandad Järvast, eks ju. Et kelle arvamus siis lõpuks loeb, et kas need inimesed, kes siin koha peal elavad? Loomulikult. Sest see puudutab kõiki meid. Kas loeb nende arvamus, või kes elab siin kuradi 60 kilomeetri taga või 20 kilomeetri taga? Ja lihtsalt palju häält teevad. Ega siin ei ole ühtegi, kes on 60 kilomeetri. Ümber vaadata oma soo põhimõtteliselt, kas siia tuleb või sinna tuleb? Maakonna selle valimised ma tungivad kõigi ees ütlen, et ei tasu sedasi mõtlema. Ärge ähvardage, see ei ole ilus. Raimond praegu ei ähvarda, Raimondil oli täielikult õigus, mis ta ütles sedasi lihtsalt laest ikkagi süüdistada. See on teine teema, metsamüük ja tuulepargid on praegu Raimond jättes väga selgelt, et ta ei puudu sellesse ettevõtmisesse. Äriregistri andmed on kõigile väga osanikud, kõigile on aru saada, võite vaadata, kas Lobjaks Raimond on AS Vargla Puhkeküla või mingi Heino Sabriiniga seotud ettevõtte osanik või ei ole. Need andmed on avalikud, võtke, lugege ja siis ja need alusetud süüdistused ka ära. Seda peamegi tegema. Küsimus on praegu ikkagi, et kas nüüd kogu seltskond siin, nüüd ütleme siis seltskonna enamus pooldab, et keskkonnamõjusid hakatakse hindama ka nendel lilladena märgitud aladel, eks nii? Või ei? Ja need lilladena märgitud alad on siis maakonna tasemel just nagu ei ole Võtame maakonna tasemel kaardi ette ja siin mul ei ole kaasa pandud siia legendi, aga on pandud maakonna planeeringus nii-öelda üks täpp siia, üks täpp siia ja öeldud, et see oleks nagu kõige sobilikum, arvestades uut kriteeriumi. Ollased alad, nagu näete see, mis meie oleme pakkunud, eks ole, kus oma uuringuid teha. Siin nad ütlevad, et tasub teha täiendavaid uuringuid ennem kui võtta tuulepargina kasutusele või nad ütlevad, et meie tegime nii kõrgelt, teie järgmise tasemel planeeringuga tuleb oluliselt detailsemaks
kui detailsemad uuringud ütlevad, et siin on võimalik teha tuuleparki ja kohalik elanikkond on nõus sellega, siis tuleb siia, siis nihutatakse see sinine joon siia või mida iganes. aga need alternatiivid, mis olid eelmisel pildil lillavärviga või helelilla, need on siis nagu planeeringust, algsest planeeringust on väljas, aga võtavad niimoodi täiendavad. Kas ma tohin rääkida, et kui näiteks nüüd võttagi need lilladalad, siis see muudab seda maakonna planeeringut. No just nimelt, ehk siis see on väga keeruline protsess ja tegelikult nad peavad siis te peate ju taotlema uue algatamise taotluse teemaplaneeringu osas või siis täiendama 2 erinevat varianti. Tähendab, kõrgema astme planeeringut saab muuta, eks ole, üldplaneeringuga või selle teemaplaneeringuga, eks ole. Et kui Vardla vald võtab vastu otsuse, et need alad on sobilikud, siis automaatselt muutub ka tegelikult maakonna planeering selles suhtes. Ja selle maakonna planeeringu osakonna juhataja sõnum eelmine kord oligi see, et Vardla vald otsustab praegu, kas need on teemaks või ei ole või minnakse ainult selle alaga edasi, sooalata. Kas seda sinist ala on juba uuritud ka või ei ole? Sinist ala, missugust, seda ala on uuritud ja see ma näitasin, eks ole, 17 inimest on peal käinud, oma arvamused esitanud ja selle põhjal need üldse tekkisid. Nemad eksperdid, 17 eksperti ütlesid, et see ala ja see võib-olla ka see ala on sobilikud. Ekspertiisi arvamus jõudnud siia maani. Kui nendel 3 alal siin käivad eksperdid, ornitoloogid, kõik võimalikud asjatundjad ja teevad uuringuid, siis see ei kahjusta kedagi, aga küsimus tõstatub siis ikkagi selles, et need uuringud maksavad raha, keegi peab selle raha välja käima ja see raha tuleb tegelikult arendaja taskust, eks ole. Ilmselgelt on siis ka kogukonnal hirm, et kui on juba nii palju raha välja käidud, siis tekib õigustatud ootus. Mina olen arendajale korduvalt öelnud ja ka minu arust vallast on korduvalt öelnud, et ei saa olla seda ootust, tekitatud ootust, eks ole. Ma vahepeal ütlen vahele volikogu istungil. Te ütlesite, et meil on väike ootus. Meie volikogu neid istungeid ka lindistatakse, et lõpus te ütlesitegi niimoodi, et oot, tegelikult meil nende aladega juba on ootused. Nendega, mis on B1, B2. Kui ma nüüd valetan, siis ma palun vabandust, aga kui mu sõnad on õiged, ma vaatan üle, siis... Tähendab, nii kaua kui see teemaplaneering ei ole vastu võetud, ei saa kellelgi olla mingeid ootusi. Aga teie sinna... See oli võib-olla sõna kõlas. Võib-olla ei saanud üksteisest aru. Et siis me jõuame ma ei usu, et ma niiviisi ütlesin, et sellest on 6 aega möödas sealt, eks ole, ma ei usu, et ma... Vaatame ja siis, kui ma valetan, siis ma palun teie vabandust. Ma mäletan, et meil oli jutuks, eks ole, et võib tekkida põhjendatud ootus, aga seda ei saanud mina... Lihtsalt seal oli see teema, et ehituskomisjon rääkis sellest, et inimesed on pöördunud nende probleemidega, et vähemalt 2 kilomeetrit võiks see ring olla ja siis sealt tuligi see, et aga siis ei saakski nendesse aladesse ka juba mitte midagi toimetada. Ja see siin on arvestatud... Ja siis minu meelest tuligi see, et aga juba uuringuid asju on tehtud, me oleme natukene arvestanud sellega. Võin eksida sellega, ma ütlen uuesti, et minu viga, kui see nii on. Ma ei usu, et ma ütlesin, et on tekitatud ootusi arendajale. Arendaja on sellest alates, minuga suhtlemisest alates on ta teadlik, et ei saa olla siin... Aga et mitte riskida, siis põhimõtteliselt kui nende samade alternatiivide inimesed ütlevadki, et tulge ja mõõtke. Ja arendaja käibki oma raha välja ja mõõdabki, ja kui need on väga okeid, ja inimesed sealt lähedalt on, selleks saaks kindlasti juba selge, kes on nõus, kes ei ole, ja kui ei olegi väga palju inimesi nõus, või on nõus, siis saab ju kõik
saabki algatada. Siis saab algatada. Jah, et see variant oleks parem, et kui teil on nende maaomanike kontaktid, siis te saate konkreetselt kokku leppida, et ei oleks probleemi. Või ma valesti aru saan. Minu meelest Raimondiga me rääkisime ka sel teemal, et see oleks nagu kõige... Kuna see on valla teemaplaneering, siis ja vald korraldab seda. Vald on selle... Ei, kui te tahate lihtsalt mõõta, lindude lendu ja kõike, siis ei ole ju probleemi. Ei no lindude lend tegelikult juba mõõdistab käigu. Sest kui inimene lubab lihtsalt, on probleem see, et inimene lubaks oma maa peale neid toiminguid tegema. Ja kui inimene lubabki, siis ei olegi probleemi, selleks ei peagi vald üldse hetkel sõna võtma. No see on, vald ei saagi siin eraomand. Ei, lihtsalt tekkis see, et kui kõik maaomanikud on nõus, et nende maa peale läheb keegi mõõdistama, siis vald algataks siis teemaplaneeringu. Jah. Isegi ei ole vaja algatada uut teemaplaneeringut, vaid lihtsalt anda täienduse või mingi, et jah, vaatleme ka neid alasid siin ümber ringi. Et kuna nad on geograafiliselt väga lähestikku, siis mina vaatlen seda nagu ühe. Kui me neid alasid vaatleme, eks ole, ja nüüd siis keskkonnamõjude hindamise tulemusena leiame, et need 3 ala on sobivamad, eks ole, ja keskkonnamõjud on talutavad. Siis edasi, nüüd me räägime nendest 3 alast, siis edasi nende 3 ala puhul, ütleme, kohaliku kogukonnal või siis valla elanikkonnal puudub juba igasugune argument nii-öelda ikkagi seier nulli tõmmata ehk öelda, et okei, nad võivad ju sobivad olla, aga me arvame, et me neid ei taha. Mis siis juhtub? See võimalus on alati olemas. Volikogu otsustab. Nii kaua, kuni... Pärast seda teie arvama. Võimalusi on kõik, aga mis sellega kaasneb? Ei ole kehtestatud. Kuni sinna maani. Praegu ongi kõigil õigus sõna võtta. Enne võib-olla nagu... No see on küll hea küsimus selles, et lihtsalt... Ma räägin siis põgusalt, kuidas me edasi läheme. Nüüd me oleme, eks ole, me tegime märtsikuus, tegime KSA programmi avaliku arutelu. Siis tuli teemaks, et... Kuulame. Võiks volikogus selle asja uuesti läbi. Nüüd me tulime siis küladesse otse võimalikult maa omanike lähedale, tegime selle sama ettekande ja rääkisime, näitasime oma seniseid seisukohti. Edasi tuleb nüüd järgnevalt need eksperdid annavad oma arvamuse, täiendavad oma arvamusi vastavalt sellel suvel tehtavatele välitöödele ja siis orienteeruvalt ma pakun, et oktoober, november, detsember jääb sinna kanti, kus siis võiks hakata toimuma samasugused arutelud, kus ma siis jälle näitan, mida siis selle suve jooksul kokku koguti, mis järeldusteni jõuti ja see on siis juba KSA aruanne ja peale seda tuleb siis teemaplaneeringu koostamine, teemaplaneeringu esitamine, heakskiitmine ja kinnitamine. Et siin on veel väga palju etappe, kus saab oma arvamust avaldada. Et siin on vähemalt, mina näen vähemalt 3 täiendavat koosolekut. Põhiline küsimus on see, et kui KSH aruanne on resümeeritud niisugune, et väga head ja sobivad alad ja mõjud on aktsepteeritud, väga väikesed. Ja sellele järgneb otsustamise koht, siis on ju väga raske eitavat otsust valla poolt teha. See on nii. Ei, mitte valla poolt. Keskkonnamõju hindamise puhul on selge, et siin ikkagi me mõjusid kõik arvestame, aga vaadates seda ja olles seda kaemaade tegemist näinud, seda tehakse ju selleks, et arendada, mitte selleks, et mitte arendada. Elik see on pinna ettevalmistamine ikkagi. Nii et jah, ma ütleks, et ma oleks väga ettevaatlik selle valla elanikuna andmaks okeid nende 3 alakallale minekut. Sest see on lihtsalt, see on piltlikult öeldes sõrme kuradi landmine. Mart tahab öelda, et tekib õigustatud... No tähendab, paraku tekib sellepärast, et ta isegi ei tekib mitte juriidilises mõttes, aga ta tekib selles mõttes, et vaata kui ma olen kohtunud väga paljude keskkonnamõju hindajatega ja mitte ainult Eestis
ja siin on üks asi, eks ole, keskkonnamõju hindaja, noh, te olete tegelikult ju arendaja palgal, see on normaalne arusaadav asi, et nemad maksavad, tellivad muusika ja loomulikult, et noh, ma ei kahtle teie nii-öelda heast tahtes ja ega ei taha midagi halba öelda, aga fakt on see, et ikkagi see KMH püütakse teha võimalikult nii, et ta ikkagi noh, kui on mõjud, siis me näeme ette meetmed, kuidas neid mõjusid minimeerida ja kuidas leida alternatiivid ja lõppkokkuvõttes nii-öelda ikkagi sealt läbi laveerida. Ja kui see kõige tulemus on laual ehk seinal ja kõneleb meile ikkagi seda keelt, et just nagu passiks sinna need tuulikud panna, aga siis on kohalike inimeste käest küsides ja kohalikud ütlevad, me lihtsalt ei taha, aga see on nõrk argument. Ehk see on niisugune, ütleme, mitte juriidiline, aga ikkagi niisugune, noh, õigustatud ootus. Siis oleks võinud see küsimus juba esitada enda seda lihtsalt töö tegemist nagu. Jah, et uba on nagu selles, et me peaksime praegu siis täna mõtlema niimoodi, et maname endale vaimusilmas ette, et kui see plats ei sobi, eks ole, ütleme, et kui selle platsi ma saan aru, et see on nüüd siin, see sinine on nüüd siis see, mis on järgi jäänud nüüd, eks ole, kuhu nad võiksid tulla üldse. Ei, päris ei ole. No siin... Ütleme, siin on paremini näha, et see ala oleks, siis ütleme see, mis nagu... Ja see on veel praegu tingivas kõneviisis oleks, eks? Jaa. Nii, ja nüüd see slaid tagasi, mis meil oli. Siis siin meil on nüüd see oleks pluss veel 3 oleksid, jah? Põhimõtteliselt võib ka nii. Eks ole, nii, ehk teiste sõnadega, kas me läheksime siin nüüd selle riski peale välja, et vastus on ainult minu meelest see, et maname igaks juhuks endale silma ette tuulikud siin ja siin ka. Või siis maname tuulikud silma ette ainult siin. Kõike mõni mõlemat varianti ma saan aru, et täna käsitleme ikkagi kui hüpoteetilise veel, jah. Ja kõik on reaalsed alternatiivid. Jaa, seda küll, aga selles mõttes, et praegu täna ei ole veel mingit lõplikku templit allkirja all, et kuskil üldse mingi tuulik tuleb. Absoluutselt. Et noh, siin on just selle otsuse koht. Tänu, seda ma nagu selles mõttes nagu kuulda tahtsin. See oli nagu selle asja mõte. Ehk siis, et selle koosoleku mõte. Mis peaks ja see aitama volikogu liikmete otsust. Ja kindlasti võib ka, ma arvan, järgmise reedeni kirjutada mulle mingid seisukohti, kes soovib. Aga täna korjame. Täna korjame ka, jah. Aga need näiteks, kes ei osale. Või ma ei tea, igatahes soodatame kõigi ettepanekuid. Tänane seisukoht tuli ju välja, et uutele aladele ei laiendata. Ei, see on ju meie visuaalse külamaastikku ju... See oli ju siin ju valdav ja ma ütlen, veel ma toonitan, et kolmandik volikogu liikmetest Margina ja Abo on ju siin ja me ju kuulsime, mida te ütlesite. No tänases justkui jääb küll suke mulje, tähendab lihtsalt, et ega väga nende tuulikute järgi nagu ei anudeta. Kuna on ju Eestis juba ka kogemusi piisavalt, et üks asi on ettevaatlikus pooleli olevad kohtuasjad selle esimese, et see on üldiselt väga ettevaatlikuks teinud üldse ka volikogu ja meie inimesi, et siin see on juba üks taustsüsteem, ega me ei taha uusi kohtuasju, see on selge koht. Ja need on sellised asjad, millega sa keegi kiirustada, et ongi, et annad sõrmed, võetakse käsi, et... Nimelt nii, et ma oleks ka väga ettevaatlik. Aga samas, kui need oleks inimesed siin maaomanikud, kes siin on, kes ütlevad, jah, mõõdistama, siis pole probleemi, teil on see info tulnud, aga siis te peategi need allkirjad saama, kuhu maa peale te mõõdistama mitte minna. Ja kui lõppkokkuvõttes siin tulebki ükskord see, et ei ole probleemi, siis... No ütleme niimoodi, et linde vaadelda on ju iga õiguseks. Arvestud ornitoloog või kelle tahes maa peale päeva sõnari kõndi. Iga meie õigus kehtib kõik roestud. Selle vaadelda linde. See võib teie igal pool. Muidugi jah, aga kuna antud juhul on tegemist, eks ole, arendaja poolt makstava tööga, siis ma näen siin küll teatud riskimomenti, et kui see ööpäeval ilusasti tõestatakse ja avalikult letti lüüakse,
et plaan B on väga hea ja Harna valla rahvas on lihtsalt juhm, et ei taha head projekti toetada, noh. Ma peaksin siinkohal võib-olla veel lisama, nüüd see on puhtel minu personaalne hinnang, aga Eestis on väga palju pöördumatult ära rikutud piirkondi juba, eks ole. Harna vallas on selles mõttes suhteliselt hästi läinud, et siin ei ole tegelikult midagi niisugust, noh, mingeid suuri veehoidlaid, kaevandusi, kõike seda ei ole, eks ole, ma tuletan meelde, meil on siin majas koosolek olnud sellesama karjääri avamise kohta siit mõnisada meetrit eemal ju. Kui te mäletate, siis ju ma olin ise koosolekul ju ja arendaja nägi, et siit midagi välja ei tule ja astus siit uksest välja selle teadmisega ja ütles, et siia ei tule selle kaevandust. Et nii, et neil on ka siit Paadrama kogukonnal ka omal selline näide aastat väga väärtus võtta. Et see tuli tõesti keset küla ja midagi teha. Jah. Tundub vist, et väga poolt ei olnud, aga ma ei tea, siin peaks nüüd tegelikult olema salajane hääletamine. No ega lõppkokkuvõttes otsustab ikkagi volikogu ja selle meelsuse me saame siit kätte. Ma usun ka jah, et siin vist ei ole tegelikult pikemalt. Ja no lihtsalt see meelsus tekib sellest, et teatud seltskond on juba 3. või 4. koosolek käinud nii-öelda ja näidanud oma meelsust. Ja tegelikult summutatakse ära see kohalik elanikkond praegu minu arust. Kui palju Paadrama inimesi? Päris nii see ei ole, kui ma tohin nüüd olla hästi otsekohene ja palun ette vabandust, kui keegi nii otsekohest juttu ei talu, siis ma ütlen niimoodi, et vaadake kõigepealt teie tänane see keskkonnamõju hinnangu esitlus. Noh, paraku mitte kõik inimesed ei ole selle keskkonnamõjude hindamisega nii palju kokku puutunud, et nad sellest kõigest kohe nii ludinal aru saaks, nagu me alguses siin ratsutasime seda teemat, ma üritasin teemat maada, esitama seatud niisugused täiendavaid küsimusi, kust need meetrid tulevad ja kust edasi puhvertsoonides ja kõik, saad aru, siin on inimesed, kes tegelevad 1000 muu asjaga, kui keskkonnamõju hinnanud, number 2 on see, eks ole, et arendajale ma teeksin küll soovituse võtta palgale korralik suhtekorraldusfirma, kui tuleb üks inimene, kes kohalikega sama keelt ei räägi, eks ole, ja teine, kes põhimõtteliselt ei taha rääkida, siis noh, ütleme, niisuguse kommunikatsiooniga ei ole lootustki kogukonnale peale lennata ja saada nõusolek. Absoluutselt võimatu. Noh. Selliseid meetmeid, lihtsalt meile näidatakse uudist ja meile peale teha. Kas siin on kedagi, kes on 5 kilomeetri raadiuses siis? On siin mõni inimene? Mina tahaks nende inimestega rääkida. Miks mitte 10, ma olen 10 kilomeetri raadiuses. Siis ma ei taha teiega rääkida. Selge, mina ausalt öeldes teiega ka eriti ei taha. Ma tahan rääkida praegu 5 kilomeetri raadiuses inimestega, kellel on aega. Aga miks te tulite meie külaseltsi maines kärpima ja ülbitsema? Mina ülbitsen, te ülbitsete. Ei ülbitse. Aga te tulite siiadi ennast tegelikult on asjad nii, on ju, see on asi, mis sinust absoluutselt ei puutu. Sina oma 10 kilomeetri taga. Kui kellelgi on kuskil sinna kanti nagu 5-6 kilomeetrit, palun, kellel on võimalik siia jääda, räägime natuke nende teemadega. Juba räägitud. Aitab küll midagi uut ei kooru ja 7 peaaegu juba räägitud. Aga keegi ei sunninud siia jääma, sundlust ei ole. Okei, ega vallavalitsuse poolt on ka selles mõttes nagu ametlikult on läbi, et mõlema poolt selgitustööd on päris põhjalikult tehtud. Päev on juba pikk olnud, et teine koos tuleks saada. Minust, jah. Loodame volikogu tarkade otsustele. Diplomaatiline jutt. Värskelt ma olen tarvi saanud volikogu moodul head juhtudes otsustada küll. Aga räägi, kas sa
Need käisid villas. ei no volikogu otsusega. Need villas.